andestamisel on suur vägi. Ja ma usun, et me kõik oleme saanud osa Jumala armust. Kui sa veel ei ole saanud, siis ma lihtsalt palun, et sa saaksid sellest osa, sest et see on nii palju suurem, kui me suudame seda mõista. Ja ma loeksin kirjakoha Luuka 6:36. Olge armulised, nagu teie isa on armuline. Ärge mõistke kohut ja teie üle ei mõisteta kohut. Ärge mõistke hukka ja ka teid ei mõisteta hukka. Andke andeks ja teile antakse andeks. Meid on kutsutud üles andma andeks. Ja oma varasema kogemuse põhjal, kus ma olen juba tunnistanud, et kui ma olen kogenud mingisugust eksimust minu enda vastu ja tekkinud mingid pettumused ja kus Jumal on mind juhtinud paluma andeks, et ma olen olnud pettunud või laskma lahti või andma andeks sellele inimesele, sest et vahest need emotsionaalsed tunded on nii tugevad ja meil inimestena millegipärast, ka mina vahest naudin seda, et ma tunnen mingit tunnet kellegi suhtes, aga see ei vii mind tegelikult edasi, see tekitab minus rohkem halbu tundeid. Võib-olla sina oled ka seda kogenud, et sa keerad seda halba olukorda enda sees nii mitut pidi ja justkui tegelikult sulle ei meeldi see, aga mõnes mõttes sa naudid seda, et sulle on nii ebameeldiv ja samas on sul valus. Nii et see on niisugune väga vastastikune olukord, millest sa tegelikult ei taha olla, aga tegelikult sa oled. Aga sa teed seda kuidagi automaatselt või alateadlikult. Minu kogemus on ka see, et kui ma olen selle varasema kogemuse põhjal otsustanud, et ma annan andeks, siis sel hetkel, kui midagi tuleb sinu ellu järgmist, siis sa teed seda võimalikult kiiresti. Et sa enam ei hakka neid tundeid keerutama enda sees, vaid sa otsustad, ma lasen lahti, ma annan andeks. Ja tead, imeline vabanemine tuleb sinu elus ja selle inimese elus, kellele sa oled andeks andnud. Ja ma tahaks öelda, et see on tegelikult vaimus käimine. Sest et inimlikul baasil sa koged tohutult palju neid emotsioone, need tundeid, mis teevad sulle haiget, mis rõhuvad sind, mis tekitavad sul viha, pettumust, andeks andmatuse, niisugust tahet, et ma ei anna andeks. Ja see on vaenlase konksud tegelikult. Ja ma tahan paljastada vaenlase konksusid, et sa ei laseks nendel tekkida oma elus. Sest need mõtted, mis sa lased endal mõelda, seal tekivad konksud. Ütled oma peas vaikselt või oma südames, ma ei anna andeks, ma ei lase lahti, seda asja ma ei andesta. Siis ole hästi ettevaatlik ja tähelepanelik, sest et kui sina ei anna andeks, siis miks sina peaksid saama andeks? Ja see on lihtsalt nii äge, selles peitub selline rõõm, rahu, vabadus, kui sa annad andeks ja lased lahti. Sa võitled natukene nende tunnetega ka, aga sa lihtsalt viid need Jumala trooni ette, paned palves maha, pisarates maha Jumala ette. Ja sa ei kurda inimestele, et otsides haletsust, sest et see on vale. Me läheme ja üritame, et tunne mulle kaasa ja me tahame olla selles, et sul läks kehvasti ja ta tegi sulle haiget ja kõik me otsime seda haletsust, aga Jumal ütleb, et anna see minu kätte ja ma võtan need tunded, ma võtan need emotsioonid, ma võtan need olukorrad ja ma annan sulle vabadusele asemele. Ja lihtsalt see on mingisugune selline asi, mis ma tunnen, et paljud on sellise ängi all ja sa tunned seda süütunnet enda sees ka, et ma olen teinud valesti. Ja kes olen mina, et Jumal võiks mulle andestada. Meil on raskusi isegi selle vastuvõtmisega enda suunas, sest et kui Jumal ütleb, et armasta iseennast, siis me tihtipeale ei oska iseennast armastada. Aga Jumala sõna kutsub meid üles ennast armastama ja uskuma seda sõna enda kohta. Meil tuleb võtta vastu see andestus Jeesuselt, mida tema on meile andnud, armastades iga iseennast selle läbi. Et lase ennast lahti. Anna ise endale andeks. Sest Jeesus Kristus ütleb, et ta on sulle andestanud. Ta on lunastanud su patud. Ta laseb su lahti. Nüüd on sul vabadus. Ja nüüd sa võid lasta ka teised lahti. Sealt tuleb sinu vägi.
Aga kui nii kaua, kui sa ei lase iseennast lahti, ei suuda sa ka teisi lahti lasta. Nii et mina olen kogenud seda andeks andmise väge ja ma tahan, et kas sina võiksid seda kogeda. Ja ma tahaksin palvetada praegu sinuga koos, et meil oleks kogudusena see vägi võtta vastu Jeesuselt Kristuselt see lunastus ja uskuda sellesse, sest me oleme usklikud inimesed. Jeesus, me täname, issand, sina oled meid lunastanud, sina oled meid vabastanud, sa oled meid vangist vabaks lasknud. Sa ei mõista meid hukka, sa mõistad meid vabaks. Ja issand, me võtame selle vastu praegu usus. Me ei käi enam lihas ega selles oma emotsioonis ega tundes, vaid me võtame selle usus vastu, sest me tahame käia vaimus. Ja issand, ma tänan, et vaimu läbi on vabadus. Ja issand, me laseme ka lahti need, kes on meie vastu eksinud. Me laseme lahti Jeesus Kristus sinu nimel. Olge vabad. Issanda vabadus hingaku teie peale, teie üle. Ja ma tänan, issand, et sina võtad ära kõik need valu ja selle kibestumise ja kõik need konksud meie eludest, mida vaenlane tahab tõmmata nendel hetkedel, kui sa oled kuidagi masenduses või tahad nagu langeda iseenda mõtetesse, siis Jeesuse Kristuse nimel kõik need konksud kukkugu maha sinu elu pealt Jeesuse Kristuse nimel, et vaenlasel ei oleks konksusid ja tal ei oleks enam hõnge ka, millega siin üldse püüda. Jeesuse Kristuse nimel ma tänan, et sinus on vabadus, issand, ja me võtame selle vastu Jeesuse nimel. Amen.